tere õhtust, pealtvaatajad. Kätte on jõudnud aeg, mil selguvad Eesti meistrivõistluste piljardis 8 palli finalistid. Ja näete praegu poolfinaali Rainer Laar versus Mihkel Reebab. Mina olen Mark Mägi. Kollasest siis näete Mark Mägi ja see mees, kes just lonksi võttis, on Rainer Laar. Ja Mihkel valmistub kõrvallaval teiseks poolfinaaliks. Ootab järgmist vastast. Ja. Mark Mägi kohta võiks öelda, et on poolfinaalini mänginud väga kindlalt. Esimeses mängus võitis Romi Pangi 7-3, teises Rauno Rüütlit 7-3, siis Kaspar Masikut 7-1 ja veerandfinaalis Rafik Adihalovit 7-4. Ja Raineril on läinud finaal natukene, poolfinaalini teekond raskemalt, kuid siia ta jõudnud on. Hetkel teevad soojendust, ootavad kuni mängu lõpib. Mainin ka ära siis Rainer Laari tänased mängud. Esimeses voorus ta kaotas Mikk Pettali 7-5 ja siis algas tema võiduseeria. Aleksei Haninit võitis 7-5, Raun Matjas 7-2 ja siis Karel Kaarnat 7-2 ning veerandfinaalis Mikk Pettali vastu võitis revanši 7-4. Võib väga kindlalt öelda, et mõlemad mängijad on selle koha väärilised. Kindlasti, sest see nädalavahetus selgitatakse välja 8 palli ja 9 palli Eesti meistrid. Eelmine nädalavahetus, kes juhtus vaatama, selgitati välja 14-1 ja 10 palli Eesti meistrid. 14-1 Mark Mägi tulemuseks oli pronksmedal. Nii oli ja võitis Kraabe, kes tegi ka samuti ka enda isikliku rekordi. Ja ta suutis lüüa järjest. See oli 342 palli. Ja 345 midagi sinna kanti, aga tegemist oli siis Denissi isikliku rekordi ja ka Eesti rekordiga. Võib ka võrdluseks võtta, et üks Soome tuntuma mängija Mikko Immonen isiklik rekord on 280 palli järjest. No, ja Denissist rääkides, siis tema võisleb meil hetkel Kataris 9 palli maailmameistrivõistlustel ja tema on siis hetkel puudu meie tippudest. Tema mängis juba oma esimese mängu, kus võitis 9-1 oma vastast. Ja Mark Mägi 10 palli tulemuseks eelmine nädalavahetus oli hõbemedal, kus Rainer saavutas siis pronksi. Ja tegemist on ka siis kandidaatidega Eesti koondisesse, kes sõidavad järgmise aasta alguses Eurotuurile. Et siin Eesti meistrivõistluste ja meistriliiga järgi pannakse paika paremusjärjestus ja esimesed 4 sõidavad sinna siis. Ning hetkel Mark ja Rainer on kindlalt esinelikus. Lisaks on ka seal Mihkel Reebab, kellest ennist juttu oli. Ja viimasele kohale käib võitlus Rafik Adikesalovi ja Kristjan Kuusiku vahel. Kes siis mõlemad on tänasest turniirist välja langenud. Ja nii, mängime siis 8 palli ja 7 võiduni. See peaks olema vist üks kõige tuntumaid mänge. Kindlasti tavavaataja jaoks, kes piljardiga igapäevaselt kokku ei puutu. Korraks mainin veel ära, et see paremusjärjestus, mida ma enne mainisin, on nähtav kõigile Facebooki Eesti Piljardi Föderatsiooni kodulehel. Sealt leiate kõik tulemused ja ajalugu ja
tulevased üritused ja kõik muu Eesti pillerieluga seonduv. Külastage kindlasti. Et see nad siin niimoodi järjest avalööke teevad, et 8 palli saab väga tähtis, et avalöök, et suudaks kõik pallid ilusti välja mängida ja et ka ühe kuuli sisse tabad, et üks kõige tähtsamaid lööke. Kindlasti. Kuna tänapäeva pillerdi tase on nii ühtlaseks kujunenud, siis avalöök mängib väga suurt rolli. Et kui avalöögist eksida, et väga suur tõenäosus on, et vastane teebki puhta laua. Ja See siis laud siis tähendab seda, et lööb kõik enda pallid ära ja lööb ka viimase musta ära, et võita seda mängu. täna osales kokku siis 32 mängijat, meistriliigas 16 ning ka läbi kvalifikatsiooni 16. Alles ongi jäänud top 4. Jah. Või siiski viimasele poolfinaali kohale, kus selgub Mihkel Reepapi vastane, käib veel heitlus. Ütleme selle tulemuse, kui see mäng läbi saab. Kui nüüd natuke mõelda, kes siin mängus favorit võiks olla, siis kaldun arvama, et see on Mark Mägi ja näis, kas siis suudab favoriti koormat õigustada. Ja, et Mark Mägi on ikkagi oma vanuse kohta on ikka väga suur tase, et see aasta sai Euroopa meistrivõistlustelt teise koha 10 pallis ja 14 ühes sai 3. koha. Või oli vastupidi. Ja need ka vastuse võlgu, aga minge külastage Eesti Pilleri Föderatsiooni kodulehte Facebookis ja leiate vastuse sealt. Nii nüüd selgutatakse välja siis, kes teeb avalöögi. Ja hakkame pihta. Alguses veeretatakse, et kes saab sinna kaugemale boardile kõige lähemale, see saab alustada. Või saab valida, kas alustab tema või alustab keegi teine. Selle võttis Rainer Laar ja otsustas, et tema alustab kohtumise ise. Juhtusin siin vaatama Raineri eelmist matši ning seal oli tema avalöögiga natuke probleeme. Valge kippus auku minema ja vaatame nüüd, kas on teinud omad parandused. Ja siit ka avalöök. Nii, tunduvalt parem avalöök. Nüüd siis Rainer saab valida, kas ta võtab triibulised või ühevärvilised. Hetkel kaldun arvama, et need on triibulised. Kindlasti lihtsam siit näha triibuliste peale. Ja kuulid on ilusti kõik laiali ja võime näha siit rannauti. Jah, ja valiskama ka triibulis.
vaade mängule. aga nüüd Rainer tegi natuke keerulisemaks enda olukorra. Sooritas küll väga ilusa topeltlöögi, kuid nagu näha, siis alumine number 11 roosa pall peaks olema. Täpselt numbrit siit ei näe, jooksis kahe taha väga kehvasti, et seda siit välja tuua. Peab ta seda teise palli pealt kuidagi mängima. jah, tundub, et seesama 15, mis seal on, sellega on võimalik see pall lahti mängida. Ma saanud ka aru nüüd, kas ta tahtis 10 peale või 9 peale mängida, et lööki kuidagi liiga tugev või 8 pallis on see hea eelis, et siin on varuvariant olemas kohati, kui positsioon ei õnnestu. Ilus. väga ilusti mängis lahti oma palli. Nüüd oleks võinud natuke rohkem õnne olla positsiooniga. Õnnest rääkides, eks õnnel on väga suur osakaal siin mängus. Kuid õnnegi finaalini ei jõua. Aga siit kaamera pildist vaadates tundub, et 10 täiesti lõigatav. Jaa. Ja eksis. Eksimus. Ega Margile midagi kerget ei jäänud siin esimeseks löögid. Arvan, et ta läheb seda punast keskel lööma, kui see üks just talle ette ja vaatab ka praegu seda. Jaa, see peaks läbi minema sealt. Kui siit nüüd otse telepildi kõrvalt vaadata. Ja eksis. Eksis. Ja ega fantastiliselt praegu 10 peale, et kõik nurk on olemas, väga lihtne löök. Aga tema jaoks pole see mitte miski. Eks siin oli vahepeal väike paus ja mehed on natuke maha jahtunud, võib-olla vajab natuke kohanemist. Ikka näha väikest trikki mehe poolt. Ja sellised asjad meeste jaoks on vitsad. Siit oli ka väga halb toomine, et on tähtis, et pall sisse saada, aga samuti on ka tähtis, et saaks ka järgmist palli lüüa, et nagu me ka enne rääkisime, siis tase on niivõrd suur, et enamasti ikka lõpetatakse ära laud, kui tuleb siuke eksimus. Ja lavatunnetus peab olema väga hea. Nii. Margi ei korda uuesti, aga jälle midagi väga lihtsalt ei jäänud. Äkki on tal tõesti raske. Esimene mäng on alati väga oluline endale punkt kirja saada. Nagu öeldakse, esimene ja viimane mäng on need kõige raskemad. Ja väga ilus löök tema poolt. Mingi ilusti vasakul alla nurka. Siit edasi lööb 3. Kõik kuulid on laiali. Kui Mark selle ära lõpetab, siis Rainer natukene peaks mõtlema, et temal oli esimene võimalus olemas täiesti. No siit võib juba öelda, et selle mehe jaoks ei ole enam raskus, et Aga noh, nagu ennist ütlesin, mängime 7 võiduni ning aega on.
ja Marko võitis siis esimese mängu. Nüüd on ka Margi kord alustada, et Rainer võitis veeretamise ja tema alustas ja 3 korda mööda. siin mängus on see korda mööda. ja telepilt tuleb ka finaalmängust ning kes soovib, võib tulla ka koha peale vaatama. Eesti meistrivõistlused mõlemad nädalavahetused toimuvad Hill Piljarkafees, mis asub Telliskivis loomelinnakus. Pealtvaatajatele ruumi. Kes täna ei jõua, siis homme mängime 9 palli. Kell 10 algab turniir. Nüüd võtke plaani. Ei läinud siiski mitte midagi sisse seekord, et Rainerile on antud võimalus. Vaatame, kas ta sellega ära kasutab. Väga oluline on nüüd Raineril saada nii-öelda punkt kirja. 2-0 ette lasta Marko on juba, siis on olukord keeruline. Rainer valib taas kord triibulised. Ja samuti on hakanud ka teine poolfinaal, kus siis mängivad Mihkel Rehepopp ja Hin Kait. Väga ilusti teeb praegu omale mitu valikut siin teha, kas lüüa pruun keskele või punane vasakul alla nurka. Nüüd tulebki kõige tähtsam löök, et kui ta nüüd selle sooritab, siis on väga suur tõenäosus, et ta sellega lõpetab. Ja oluline on see mäng nüüd ära lõpetada, sest kui nüüd eksida, siis margikuulid on jälle kõik laiali. Ei jätnud just kõige paremini omale. See on aru, et tahtis osad sinna keskele mängida, aga ei vähe nõrgaks löök. Ja number 7 seal segab natukene vaigutamist. Kui Roosala tuues kahe poorde põrkega seda tegema. Seda tegi väga ilusasti. Väga ilusti paigatatud. Nüüd on viimane pall just. Kui enda pallid on löödud, siis tuleb must palli ja kes selle sisse lööb, on ka võita. Ja 1-1. Ja 1-1. Väga ilusti tegema. Nagu kui ennem räägitud, Mark eksis avalõigiga ja Rainer tuli ja tegi nagu öeldakse. Murde palli, kui nii öelda, sai oma eelise tagasi. Aga mõlemad on ikka väga pikalt mängid. Mark on juba väga noorest peast ja Rainer samuti. Kindlasti. Tase on väga kõrge. Kogemus loeb.
seisuks on 1-1 ja nagu näha, siis avalöögist ei tabanud Raineri mitte mingit auku pall. Vaatame, mis Mark sellest välja võlub. kuulid on kõik ilusti laiali. Triip on siin küll vist kõige parem valik, kuna all on roosa ja kollane, mis on veidi allast Jaa. peale. Võib öelda küll, et on Eesti meistrivõistluste poolfinaal, et võib ka närvid võivad siin mängida, aga teades, et palju Mark on mänginud nii ülemaailmsetel võistlustel asjadel, siis ma arvan, et ta peaks väga kindla käega praegu mängima, aga ei oska öelda, kuidas Laaril on. Eks see on Margi eelis, jah. Telelaud ikkagi. Paneb väikse lisapinge peale. Et Mark liigub siit järgmise võiduga. Nüüd on vaja see löök korralikult ära teha. Kui näete, siis Musta vasakule taha ei saa lüüa, et ainuke võimalus on paremale lüüa niimoodi, et saaks hea löögida ja siis peab välja mõtlema, et kuidas sinna kõige paremini tuua. Et oleks kõige lihtsam lüüa. Samuti on võimalus ka, et ta saab nüüd keskele ja alla nurkadesse tuua, aga enamasti proovitakse mängida, et ta saaks selle paremale taha mängida. Ja tõi väga ilusti. Tõi nurk ja kõik on väga super. Ideaalne, täpselt otsa lööka. 2-1. Teine mäng juba, kus eksis avalöögiga ja lõpetas ilusti ära, tegi oma töö. Ja siis turniiritabel. Finaalid. Siin on väga näha, et 7-3 ja 7-4 seisud näitavad. Väga kindlalt on tuldud siia poolfinaali. Võib öelda küll, jah. Meie siin loodame, et siin mängus läheks nii-öelda viimase mängu peale. Kukkus valge auk. Ja nüüd siis Rainer peab lööma joone pealt, kuna avalöögist tehtud viga ja siis ei või, on küll käsi pall, aga ehk siis võib panna kuuli ükskõik kuhu tahad, aga hetkel on siis joone pealt. Peab oma kodust alustama. Ja. Ja joonest avapoole siis lüüa ei tohi. Aga väga huvitav avalöök, et enamus pallid on ikkagi teisel pool lauda. Mehel vist jõudu on. Ja eks jõul on oma osakaal, aga oskusi on ka vaja. Siin nendel meestel mõlemast puudub hea. Jah, arvestades kaua nad mänginud on, et mõeldes mitu avalööki nad selle aastate jooksul teinud on, et tuleb ikkagi välja, et see on ikkagi väga raske saada sellist perfektset ja väga kehv lööksid. Ka väike emotsioon, aga kindlasti nüüd Mark teeb kõik selleks, et 2 mänguga ette saada. Jah, valge kukkus auku, et see tähendab, et vastasele on see automaatselt käsipall. Aga kuna mäng on juba pihta hakanud, peale avalööki on küll kodust löök, aga
nüüd ta saab vabalt valida, kust ta tahab alustada. ja mainiks veel ära, et igat lööki peab nimetama kuuli ja kaugu, aga kuna siin on välja arvatud juhul, kui on nagu iseenesestmõistetav ja siin need mehed juba tunnevad üksteist, teavad. Keerulist lööki peab kindlasti. Ja täpselt, kui mingi siis mingi põrkelöök või mingi kaugem löök kuhugi lõikama hakkad. Lihtsalt ei ole siin hetkel. Mõtleb, paneb nii-öelda sõjaplaani paika ja proovib seda teostada. Ja tavaliselt käsipallist ikkagi proovitakse kõige raskem pall ära lüüa, mis on siis kinni mängitud või on halva nurga alt. Jah, siuke väike nii-öelda näpunäide, et kui saate käsipalli, siis ärge lööge alati kõige lihtsam löök sisse. See väike risk tasub hiljem ära. Kas ta siis proovib nüüd mõlema palli korraga auku lüüa või läheb dubletti lööma? Ja vastus on siin. Väga ilus löök. Ideaalselt punase peal, nurk on kõik olemas ja täpselt augu keskele. Ma olen vana kogenud one pocketi mängida ja selliseid põrkeid väga tihti ei eksi. Tema oleks seal jah, väga lihtne. No nüüd läks kuidagi kehvast, aga oleks saanud ka parem. Natuke lohakaks muutus. Kiirustas. Kaks varianti, kas selle veeretada rahulikult sisse, mis ei ole väga lihtne teha, või siis lüüa kõvasti ja tuua see valge sealt 2-3 pooltist. Eks ole. Ja sellega võib juhtuda, et läheb vastu vastase. Jah, täpselt. Väga kehv valik. Ja tavaliselt tehakse kas siis peide või kaitselöök, kuna raske löök, aga siit on peidet väga raske teha, kuna tal on 2 palli on põhimõtteliselt augu ees. Ja siit läheb uuesti dubletti proovima. Teine dublett. Väga ilus. Ja Mark võtab siit enda 3. mängu. Sellist lööki enam nähi, eks. Ütleme nii, et enam paremini ei saanudki tuua, nagu ta praegu tõi. Täpselt. Lihtne otse löök. Nüüd on väga oluline, et Rainer teeks hea avalöögi ja võtaks 1 punkti tagasi. Kõige hullem on tõesti see, et kaotusseisus oleme. Kindlus ja kõik läheb allapoole. Vastasel jällegi on vastupidi. Väga ilus Rainer Laari poolt. 2 palli juhtusid auku. Ja mõlemad samuti ka värvilised, et ei tea, mis otsuse ta nüüd teeb, kas jätab omale värvilised või triibulised pallid. Tundub, et värvilised minu eelistus oleks, kuid raske on muidugi 7 pealt tuua, aga kui seda ei tea kunagi, mis ta siit välja võib tulla. Kõik pallid on ilusti lahti mängitud. jah, et siin ühtegi kuuli omavahel koos ei ole ja on vaja ainult täpselt kätt ja head paigutust.
räägime kahel väga tõsiselt, kas võtta värv või triip. 2 värvi läks küll avalegi sisse, aga triibudel on ka positsioonid on kõik avatud ja valitakse ta tavaliselt, kuidas on lihtsam lüüa neid kõiki. et sellisel tasemel need 2 sisseläinud kuuli väga suurt rolli ei mängi. no lähebki, võtame mõne triibulise palli. siin laual on ja 11 punase triibuga on kõige suurem probleem, ma arvaks. jah. no nüüd ma isiklikult arvan, et ta lööb seal 9 ära. ja siis läheb pruunile. üritab sealt kuidagi, et saaks olla punase löödud. jaa, pruuni saab sinna üles keskele veeretada. jah, punas. siit läks positsioon natukene juhu. jah. nüüd variant on keskele lüüa see. see on kindlasti väga raske löök. keskmised pallid on just keskele neid. ja palle tabada on kõige raskem. ja läks keskele on. ja väga ilus löök. nii välja raskest seisust. ja väga ilusti. jäänud on tal veel ainult üks triibuline ja must liiga. kui ta siit nüüd suudab must ära lüüa, on 2-3 seis. võib öelda, et oleks saanud ka paremini tuua, aga selliseid lööke ikka siuksel tasemel lüüakse 90. 3-2. siin juhtus sellest olema. ja seis ka kõrvallaualt, seal juhib Mihkel Rehevap 3-1 Kaidini vastu. aga mõlemad mehed on väga ilusasti mänginud, et eksimusi on olnud tegelikult väga vähe. et võimalusi ei ole üldse antud üksteisele. see on ka see, mida oodata võis siit mängust. ja siit tundub, et Mark võtab värvid. väga ilus hoolik. kõik pallid liikusid ilusti ja triibulised on ainult baaspositsioonis, aga see ei tohiks teda häirida. siin ta siis käega näitas, et sorry, et ei mõelnud siukest lööki, tahtis hoopiski 3 peale, nagu juhtus tulema 7 peale. peale täpse käemajaga head lauatunnetust, et paigutused tuleks täpselt välja, et järgmine löök oleks võimalikult lihtne. seda nägime eelmine mäng, kui Rainer selle 11 keskel lõikas. enne seda oleks võinud teha natukene hoolikama löögi ja oleks mäng lihtsam olnud. aga võttis ilusti ära 3-2. kuid siin juba tundub, et Mark tahab selle mängu tagasi võtta. ja siit pildist ei ole näha, kas ta saab seda lüüa või. tundub, et see on väga
ei, emotsiooni järgi vist ei saa. nüüd siis proovib äkki põrget. ja mõtleb siin, et põrkele järgi kindlasti see, et 9 on seal väga heas kohas. ja jah, mõtleb põrkele. nii, seda pole natuke kohastasin, et ta mõtleb siit hoopis mingi uudse põrke välja. Topelt. Topelt. Ei. ei mööda. Läks lõikama, aga ei, vist ei olnud piisavalt näha seda musta. ja pildi eeskõnis ka samuti kohtunik mööda, kes on siis välismaalt siia kutsutud spetsiaalselt meistrivõistlusteks. ja litsenziga kohtunik. see näitab ka turniiri taset. Kindlasti. Eestis meil hetkel veel litsenziga kohtunik puuduvad, aga kõik see võib muutuda ja pigem muutub järgmise aasta alguses. Kevadel on võimalus, et on kohtunike sihuke treenimine, väljakoolitamine. seda on kõike näha Facebookis, Eesti Piljardi Föderatsiooni lehel. siin näeme, et Rainer kasutab selle võimaluse ära, mis Mart talle andis. kuulid on kõik ilusti laiali ja nüüd tuleb ainult lõppviimistlus anda. jah, piljardis üks eksimus võib väga saatuslikuks minna. Täpselt, kui nüüd Rainer see mängu ära lõpetab, on seis 3-3, selle asemel, et seis oleks võinud olla 4-2 Mardi kasuks. Ja hoopis teine olukord. Rainer siin natuke nogutab. Ei jäänud just kõige paremini, kui Sihuke kehv nurk ja kõvasti lüüa jookseb. Musta. Ja proovis vist poorde 8 vahet läbi lüüa, et saaks 8 sinna samasse nurka lüüa, kuid jooksis vastu 8. Kui tulemus ei ole kehva, saab ta seda siiski keskel lüüa väga ilusasti. Ja mööda. Väga suur eksimus. Ja täpselt ideaalselt Margil ette. Mark saab enda tahtmise ja läheb 4-2 juhtima ning see võib olla väga saatuslik hetk sellele poolfinaalile. Väga suur eksimus siukest. On et siuksel tasemel mees ikka trennides lööb ikka 90 siukseid ära, aga võistlustel on ikka hoopiski teine kui trennides. Kindlasti. Siit me näeme. Jah. Ai. Võib juhtuda küll nii, et läheb mööda, aga satub niimoodi, et Margile väga halvale positsioonile, et temal on ka raske lõpp. Ja kui seekord ei olnud tema poolt, sattus täpselt ette tulla. Nüüd on väga oluline, et Rainer sõidaks külma pead ja teeksid hea valöögi ning võtaks ühe mängu tagasi. Ja et kindlasti ei tohi närvi minna siukse eksimuse pärast, muidu see võib mängu väga palju ära rikkuda. Jah. Tuleb üks mäng korraga mängida. Üks triibuline läks ja Raineril on nüüd jälle taas kord hetk valida. Triibulisena on väga raske lõiku. Ma arvan, et ta läheb seda roosat 4 proovima ära teha. Jah.
siis siin värvid on kõik ilusti ühes pundis. üks, 2, 3, 4 ja 6 on seal väga ilusasti. ja see 5 on ka ilusti kõik avatud ja Läks ikkagi tripolema. Tundus siukse kaameranurga alt, et ei ole võimalik. Kuid täitsa oli. jah, tribud on kõik ilusti lahti. Taaskord näitab, et hea avalöök Mõlemad pallid on ilusti lahti. annab sulle võimalusi valida. väga tähtis on nüüd hoida Mark seal pingil istumas ja vaatamas, kuidas Rainer karistab. Nüüd jättis kehva nurga omale, aga vaatame, mis ta siit välja mõtleb. Veelgi mõtte valgu kaasa auku jookseks. Väga ilus löök. Vasakule palli ja veidikene allapoole tuli väga ilusasti. Raineril on nüüd jäänud üks triibuline pall ja must ainult lüüa. Mõlemad samasse auku. Läheb lööma mõlemad samasse auku. Ja siit ka 3-4 seis. Väga ilus run-out. Avas ja ka samuti lõpetas. Rainer ei lasknud heidutada eelmise mängu eksimusest. Säilitas külma pead. Et siin ei tea kunagi, kuidas võib minna. Näide ka eelmise aasta meistrivõistlustest, et seis oli 0-6, mängiti 7-ni ja vastane suutis võita 7-6. Mängu lõppkokkuvõttes, et suutis tulla tagasi. Ja, et kunagi teda alla anda. Ja väga ilus avalöök jällegi Mark Mägi poolt. Teise mängu seis on 4-2. Miik Järve jääb Ahvi kaasuks. Võitlus käib seal. Soov finaali kohal on kindlasti väga suur. Kindlasti. Eesti pärimat mängurit Tõnis Graabet ka ei ole ja väga suurem võimalus. Jättis nii-öelda ukse lahti. Eelmine nädal võitis siin 14-17 meistritiitli, kuid 10 pallis pidi ta leppima pronksiga. Seal Mark võitis teda poolfinaalis, kuid finaalis kaotas Joonas Saaskalle. Jah, et küll oli see, et varem nad mängisid Mark Mägi ja Saaska. Mark võitis teda ning saatis Saaska miinusringi, kus siis Joonas tuli välja ja võitis teda finaalis, sai oma revanši. Täpselt. Siin vaatame, et Mark töötab ilusti järgmise võidu nimel. 2 palli on tal jäänud. Revanžist rääkides siis Rainer Laar ka täna alustas kaotusega Mikk Pettele ning veerandfinaalis võttis magus revanži. Sest nii-öelda tabelisüsteem on selline, et esimese mängu kaotad, siis kukub miinusringi, et sul on uus võimalus, et pole kohe koju sõitu. Parimat 16 on selgelt, siis ei tohi enam kaotada. Siin Mark Mägi on Tallinnast pärit, kuid Rainer Laar on Tartu Pilerdikoolist, nii-öelda kolmkond. Et siin te nägite, et Mark lõi enda palli sisse, aga samuti ka vastase palli, et see ei olnud viga, kuna ta puudutas ikkagi enda palli esimesena ja enda palli lõi sisse, sai ka taga jätkata ja sellega ta lõpetas mängu väga ilusasti. Nüüd oleme mängu mõlemad poolt ilusti käima saanud ning avavad ja lõpetavad. Jah.
et võimalusi üksteisele ei anta üldse. Mark kindlasti soovib seda kahemängulist eduseisu hoida ja kasvatada. Kuid Rainer peab siin kordama oma eelmist sooritust ning tegema puhta laua ja ootama, et tekiks uus võimalus. Ja et kui te mõtlete, et kui pallid on pandud ja meks, siis mängija pöördub oma laua poole, siis tavaks on niimoodi, et mängijal on 2 kiid. Et üks kii on spetsiaalselt avalõigikii ja teine on mängukii. Ja et see avalõigikii on natuke teise ehitusega ja teise otsaga, kuid siin näeme, et valge läks auku ning Margil on käsipall joone pealt. Ja see avalõigikii on nii-öelda tugevama otsaga. Sellega on võimalik ka üle kuuli hüpata. Siin mängus pole küll seda veel näinud, aga võib-olla tuleb ette. Ja kui rääkida üle kuuli hüppamistest juba, siis 14-1 saavutas poolfinaali koha finaali võites Mark just hüppelöögiga. Selline löök vajab ka väga head oskust. Ja siin ta mängis väga ilusti number 4 lahti. Kas tal on siit midagi lüüa? No siin läheb keskele, Roosa võib minna isegi. Jah, väga ilusti selle sinna keskele ja jättis ka ühe peale. Natuke küll vale nurka, aga vaatame, mis Mark välja nuputab. Siit ilusasti tuua punase või rohelise ja pruuni peale. Väga lihtne siit juba mängu lõpetada. Ja siit ideaalne löök. Ja nagu näha, Mark on mängumootor ilusti käima saanud. Valikuid on ta praegu mitte, et on võimalik pruuni lüüa, samuti ka punast, aga punane on palju lihtsam tekke. Ai, nüüd natukene Nüüd eksis. positsioon läks nihu jah, aga vaatame. Kui lõpp läheneb, siis on oluline, et need positsioonid tuleks ka ilusti välja, sest siis jääb vähem variante sul nii-öelda oma plaani muuta. Ilus lõpp. Siit mängib 8 siis alla keskele. Ohi, ja eksis. Nii. Äkki kingitus. Võib-olla vaatame, kas Rainer suudab seda ka kasutada. Ja, kas suudab karistada? Kui siin televajataja vaatab, mis see valge asi siin lava peal on, siis see on nii-öelda kuulide asetamiseks lavale. Mõni aasta tagasi piljardimaasikule tekkinud väike leiutis. Pallid on väga ilusasti lahti mängitud, et vaatame, mis ta siit sellest välja võib. Tundub, et korralikult selle kissi lõi ära paigutada teisele poole lauda minna valgega ja siis sealt end lõpp teha. Liigume just 5-4 poole.
vaatame, kuidas ta nüüd paigutab siin nendele 8 peale. pehme soft touch ja mõlemad on korra musta pealt eksinud, vaatame. ei, Rainer enam teist korda ei tohi seda endal lubada. Kindlasti mitte, Ilus. aga ei tee. Seis on 5-4 Mart Mägi Liivsi põsile. siin on jäetud midagi juhuse oleks lihtsalt otsa augu keskele. Ja uus õnnestunud avalöök siis Mart Mägi poolt. Värviline pall läks vasakusse tahanurka. teise mängu seis on 5-3 Mihkel Räivapi kasuks. seal ka endiselt Kait ei anna alla, hoiab sabas. Jah, mõlemal mängul vahe pole üldsegi suur. ei ole, ma mõtlengi siin nüüd midagi Raineri teha pole hetkel midagi, peab vaatama ja siis lootma, et Mark siin võib-olla eksiks. Mark ei saa siin seda võimalust Rainerile anda. 5-5 siit oleks vägagi halb. Mark Mägi jõuaks. Sest et noh, Rainer on siin ühe mustaga lööda, kuid näidanud väga kindlat mängu. Mõlemad on. Ja Teda väga- Marko eksis seal musta, aga noh, mehed säilitavad külma pead ja jätkavad. Ilus paigutus. Nurk ei ikka nii, vaatame, kuidas ta siit 8 peale tuleb. Väga ilusasti. Sikka õnnestunud avalöök ja tundub ka, et õnnestunud mäng. Jah, kindlalt augu keskele ja 6-4 Mart Mägile. Mark, nagu näete, siis mõlemad on suhteliselt kiire mängustiiliga. Et mõtlevad selle mängu esimese löögiga, mõtlevad nii-öelda sõjaplaani valmis ja siis teostavad. ja et noh, kui midagi vahepeal natuke nihu läheb, siis mõtlevad ümber. Kuid noh, mängu ajal käib siin kõva kalkuleerimine peas. Ja nüüd Rainer siis peab taas kord enda avalöögist punkti tagasi võtma. Sel vastu seina. Ei, siin oli taas kord valge augus. Mitmes valge juba tal. Seekord oli, jah, veel keva õnn, et tuli teine kuul ja lükkas valge auku. Kui ma nüüd vaatasin selle avalöögi ajal, et enne läks ta valge ja keskele, et hakkas samamoodi lõikama, valge liikus sinna keskele augu poole, aga seekord sinna see ei läinud. Ja nüüd Mark võtab endale triibud. Jah, ja Arvid jätab siis Rainerile. Kui Rainer lauda saab. See on kahemängule edu annab Margile nii väikse hingamisruumi ja saab vabalt tegutseda siin. Jah, et olen üldse tähele pannud, et kui on niisugune suurem vahe, võetakse ka rohkem riske. Kindlasti. Seda raskemaid lööke proovitakse. Vaatan, kus Margi puhul on ka nii, et läheb lööma lööke, mis on väga palju väiksem teema. Noh, põhiline on säilitada nii-öelda oma mängustiil ja mängida oma mängu. Sa saad kontrollida seda, mida sa ise teed laua juures.
Mark nihutab seda valget räki siin edasi-tagasi. Nüüd kõva löök jällegi. Oleks pidanud nõrgemalt lööma. jah, need lõpud lähevad kuidagi raskeks Margil, võtab järjest ära kõik kuulid, aga lõpus siis tekib mingi väike error. Ja võttis ka peast kinni, et mis ta nüüd teeb. Vaatame siin teadlik või. Siin valge läheb rändama nüüd, siis on vaja kõvasti lüüa. Oluline kontrollida seda valget. Vasakul üles nurka lüües läheb valge pall keskele auku ja seda ta kindlasti ei taha, et Rainerile siit praegu käsipall kinkida. See saaks kindlasti saatuslikuks. Ta mõtles hoopis põrke välja siin. Hea mööda ja ka valge pall. Ja nüüd Rainer peab võtma ette ja võtma selle punkti tagasi. Väga huvitav, nii palju valget palli on selle mängude jooksul see niimoodi läinud. Jah, need avalöögist valged kuulid ja siin ka, et Mark oleks pidanud eelviimase kuuliga olema natukene hoolikamam ja selle paigutuse tegema 11-le parema. Oleks mäng juba läbi. Oleksid ei maksa. Ja nagu me enne rääkinud, võetakse ka rohkem riske ja praegu läks Täpselt. vägagi rasket dublenti lööma. Ja, et siin 6-6 on, siis on mees oleks mõtlenud tunduvalt hoolikamad neid lööke. Rainer võtab siit nüüd hargi ja jah, võtab omale kolmanda abiga ja sooritab seda ilusa löögi. teha, et siin Mark seda lööki oleks ilma hargita näinud, kuna tean, et ta mängib sellise pikema kiiga. Ta on ise ka pika kasvu ja see kii pikendus, siis temal praktiliselt pillerlaua juures harki vaja ei lähe. Eks siin on kiided erinevaid ja tunned raskused ja Eks igal mängijal olla enda tunnetus. täpselt. Raineri tunnetus on hea. Napilt läks. Ta läks sinna augu vahele praegu, ta läks väga õnnetu. Ja 6-5. Teeme uuesti. Natuke mõtles see must, aga läks sisse. Otsustad, et seekord ikkagi andestab. Jah, et siin oli kõik selle nii-öelda kiiruse mõju, et kui oleks natuke tugevamalt löönud, oleks see muutunud siin augu peale jääda. Nii, ja nüüd siis vaatame, kas valge püsib laual ja kas läheb midagi sisse. Siis on suur tõenäosus, et Mark võib siit võtta selle viimase mängu ära. Täna hakka enne õnnestama. Ilus kontrollitud avalöök valge laua keskel, kuid midagi vist ei lähe sisse. Siin oli hea näha, et avalöök oli peaaegu perfektselt sooritatud, kui oleks millegi sisse läinud. Ja Rainer. Oli samale värviselt. Siin oli vist enne väike arusaamatus, et mängitakse 8 võiduni. Tegust on poolfinaalile natuke pikemaks mäng. Eks siis Raineril on natuke hingamisruumi, võib kindlasti tahatab siin nüüd mängu viigistada, ise juhtima minna. Võimalusi jäi päris vähemaks. Et kõik pallid on siit vägagi löödavad, aga tuleb väga ilusasti tuua omale see ette. Taaskord sõber hark. Vist ei toonud nii, nagu ta soovis. No Ilmer võib küll nii vist öelda, jah. Aga õnneks on tal veel siin mõni plaan B olemas.
nüüd läks natukene nihu. Väga raske rööp on järgmine. kas annab oranži, ütle. kui see oranž sinna isegi läheb, siis on keeruline seda siit üle triibulise ja roosa kõrvad lüüa, aga vaatame. Seda muud vist teha ei ole ka. ja toomine saab ka kindlasti raske olema. Täpselt nii ongi. Aga jälle lõpp tuli lähedale ja läks siin paigutus ja roll hakkas suurt osa olema endale. Marge vas kõik triibulised pallid on ka siin ilusti lahti mängitud. kui siit nüüd eksida on, oli väga hea võimalus. Loodame, et Rainer ütleb siit mingi jalgagi välja. Väga ilus. Eritas väga ilus. Ei võtnud mingeid üleliigseid riske ja võib kinni peale sisse. Põhiline on see, et kui isegi sisse läheb, siis et järgmisel väigil oleks positsioon olemas. Ja nurk on ka väga ilus, et siin 8 mängida. Nii, ja teine poolfinaal lõppes siis 8-3 seisuga Mihkel Reevapi kasuks. Mihkel saab hakata valmistuma finaaliks. Mihkel on tegemist siis Eesti koondistusega. Ja ka seal tabeli sees otsas. Ongi nüüd siin vaatame, et Rainer jõudnud mustani. Läheb väga kindlalt selle ära ja seisuks saab nüüd 6-6. Ja nüüd ongi taaskord need mängitakse 2 võiduni. Võib öelda, et 2 võiduni. Kes see SMS ja? Ja siin tuleb mängu jälle see nii-öelda läägi osakaal. Et Rainer võitis selle esimese avalöögi ja nüüd saab uuesti avada. Lõpsõna läheb temale, kui peaks minema otsustavaks mänguks. Ja väga valus saab olema kindlasti, kui siit nüüd jälle valge valli suudab kuulda ja oppi keerutada. Vaatame jälle seda valget nüüd. Rainer on teinud kõik avalöögid ühe koha pealt, et valge hakkab sinna keskel augu poole kiskuma. Nii ei juhtu. Igal on ikka erinev nagu stiil selles avalöögis, et kes lööb kust ja kui tugevasti ja millist palli ta sihib. Nüüd ma vaatan, et ta pani kuuli natuke rohkem keskele. Enne külje pealt. Valge ei võtnud mingit trajektoori augu poole, kuid siiski. Läks õnneks. Suhteliselt kehvasti. Kuid õnneks on seal augu peal ka üks kuul, et saab sealt alguse teha ja värv on suhteliselt hästi. Ja siit 7-6 edu võtta oleks vägagi hea. No, siin on auto 2 kuuli augu peal, nii et nüüd tuleb külma pealt säilitada ja see mäng ära võtta. Jah, ja valib siit omanne siis värvilise palli, mis läks ka sisse alguses. Väga ilusti on kõik kuulid. Viimase siin 10-15 minuti jooksul oleme siin Rainerit näinud rohkem. Mark istub ja mõtleb, mida oleks võinud teha teisiti. On jah, kui teil piksid on oma jalga tõmmanud, et kontroll on praegu täielikult tema käes. Siin Rainer nägid väga kindlalt. Ja siin on 3 palli on kõik ilusti sirge, et ei tohiks mehele raskus olla. Nüüd on oluline see roosaga see punane sisse ja jätta roosa augu peale ja siis saab juba paigutada mustale. Ja kindlasti peab lootma, et siit saaks ilusti paigutada, et 8 on teisel pool laud. Ai, no, saab ilusti tuua. Osa ei läinud boardi. Viivas liiga palju seda punast palli ja läks ka sinna koorda poole. Jah. Ja oi, väga hull eksimus. Nüüd näeme siis, mis Puust-Markmägi tehtud on. Et närvid on siin kindlasti uured, vahtane marginaal on muide, et ei oodanud, et vist eksib seal. Tuleb jah. Kuulil on küll kindlasti laiali, aga see üks Raineri kuul blokeerib ära ühe augu. Kuna see kuul on nii augu peal, siis see suur võimalus, et Mark lööb selle ühe triibu sealt koos tema kuuliga sisse. Ja seda liiubki sinna poole tegema vaikselt. Siis järgmise või selle kuuliga. Järgmise kuuliga.
väga ilusti toob seda valget palli, toob ühelt poolt teisele poole lauda ja mängib siin kõik puhtaks. kui mängib selle puuli sealt lahti, vaatame kohe. ja nii ta teebki. Te võtavad ülekäisid riske, kas läheb koos 2 puuliga või mitte nüüd. Kõik laud avatud. natuke vähe lõi. Nõrgaks natuke läks, jah. Siis proovib uuesti punase pealt uuesti kollase peale mängida. Jah. väga ilus paigutus. Ei õige nurka ja nüüd saab tuua pruunile. Ja kaks viimast palli, et vaatame, kas karistab ära Rainer eksima. Jah. Tundub, et võtab siit veel ühe mängu lisaks. Jah, 7-6 sees. Ai, Oot, näed, Jaa. Margil ka siin natuke vale infot jagatud. Mark mängis teadmisega, et see on otsustav mäng. Seda enam näitas küll oma pead. Saavad ka kinnitas peakatuniku poolt, et mängitakse 20. Mark juba lootis, jah. No nüüd tuleb korral kavalöök teha. Rainerile seda viimast sõnaõigust tehaks. Ei tea, kuidas see nüüd Margile mõjub, et mõtles, et 6-6 seis, et nüüd see on viimane mäng olema. Jah, oli juba mõtetega finaalis Jah, enne seda lööki. Ja läks kätte andma, aga ei. Väga ilusti läks kõik kumbid laiali. jah. Need on tõesti väga ilusad. Tuleb katse 2 nii-öelda Jah. finaali jõudmiseks. Kõik pallid on väga ilusasti lahti mängitud. Arvatavasti võtab siit värvilised omale. Läbi ühte lööma. Siin jah, 1 ja 2 ja mängib nii-öelda numbrite järjekorras natuke. Ja kuna A-löök oli nii õnnestunud, siis ei tohiks olla meile midagi rasket siin hetkel olla. Siin on jah, jäänud 3 kuuli veel enne muusta. Et vaatame, kas Mark läheb Mihkliga mängima või saab hoopiski Rainer. Ja siin nüüd ongi oluline, et viimased paigutud ilusti ära teha, et ei juhtuks jälle olukord, kus Mustale jääb raske löök, võib mööda minna. Eksid oleks siin väga kõrval. Ja Marki teades arvan, et suudab siin pead säilitada. Aga ei, siin ikkagi tuleb väga raskelt. Jah, et siit väga ilus löök, nüüd nurk kõik on olemas, et Musta keskele mängida. Siin on isegi variant ja jah, kas siis Must keskele või vaatame kohe, mis Mark välja mõtleb. Või siis Ja lootis, et vist tahtis sinna samma auku löögi, jah? Valge lükkab 8 augu poole, et teha lööki veelgi lihtsamaks. Aga nüüd ei ole ka kehvasti. Nii, kindlasti Mark mõtleb natuke seda Elvis Musta, mis ta eksis, et nii ei tohi eksida. See on otsustav löök nüüd siis. Ja liigub augu poole. Ja väga ilusasti lõpetab mängu ära. Ja Mark mängib finaalis. Ja ootame finaali. Jah.